Kas sa oled vahepeal mõelnud, millega tänapäeva noored tegelevad? Kas nad on kukkunud jooma? Kas nad õpivad eksamiteks? Kindlasti mitte. Kas nad teevad tobi kuskil nurga peal? Või veibivad tänapäeval tähendab? Kas nad scrollivad TikTokis päevad läbi? Ei, sest see oled sina. Aga tänapäeval noored moogivad. Ja täpsemini öelda, nad korraldavad moog-offe. Ma hiljuti nägin ühte TikToki ja kui see algas sellise lausega, Tammsaare pargis Vibu-Nibu ja Hirmus Henri moog-off battle. Siis tuleb tunnistada, et ma ei saanud mitte sittagi aru. Ja kuna mul 30 kukkus, siis ilmselgelt ma ei peagi mitte midagi aru saama. Kes on Vibu-Nibu? Kes on Hirmus Henri? Mis asi on moogimine? Ehk siis moog-off täpsemalt. No püüame siis kõik koos aru saada. Moog-off meaning. Gen Z internet slang meaning. In modern social media and teen slang, mogging means to outshine, dominate or look significantly better than someone else. It is usually used in the context of physical attractiveness, fashion or fitness. Saying someone mogged off can mean they completely stole the spotlight from someone else. Ehk siis tänapäeval jah, inimesed või noored moog-offivad. Ehk sisuliselt on see, et sa seisad kahe tüübiga siis vastastikku, vaatad otsa ja lihtsalt selgitad välja, kes näeb parem välja. I guess. Ja see algas sellest, et Vibu-Nibu, kes näeb välja nagu noor Jeesus ja kellel on juuksed, millest su tüdruksõber ilmselt unistab, call out'is Hirmus Henrit. No ja vaatame seda call out'i. Hirmus Henri, kui sa näed seda videot nagu kolmapäeval Tammsaare pargis nagu kell mingi 5 või midagi nagu. Pull up nagu. Teeme moog-offi nagu. Ma tean, et sa ei moogi Tallinnat nagu. Vibu. Ma võtan see kutse vastu. Kolmapäeval. Kell 5. Tammsaare park. Näeme seal. Hirmus Henri nagu. Kuule, nagu. Viitsid moog-offime nagu. Et sa nagu nii ei out-moogi mind. Nagu. Tammsaare park. Nagu. Ja mille peale Hirmus Henri lihtsalt vastas. Naeris tõle natuke. Moogis teda. Sest moogimine, nagu ma olen näinud, tähendab, et sa näitad oma ikka lõuajooni. Teed seda, vaata. Näitad, et sul on ikkagi lõuajoon olemas. Ja siis võtsid seda challenge'i vastu. Ja lõpuks asi jõudis siis päriselt Tammsaare parki, kus kokku said siis Vibu-Nibu ja Hirmus Henri. Ja Hirmus Henri, vaata, no ma mõtlesin, et kui Vibu-Nibul on ikkagi sellised juuksed ja siuke tüüp on, et äkki on midagi sarnast. Ei. Kui see Hirmus Henri on täpselt siuke, vaata, keda sa linna peal näed, sa lihtsalt üritad kaarega vältida ja jalutad kaugemalt temast. Täpselt siuke vend. Ühesõnaga, nad said siis Tammsaare pargis kokku ja Levila, kelle bio järgi me saame aru, et nad on siis Eesti Wise. Ära küsi, ma ei tea, mida see tähendab. Tegi sellest sündmusest ka väga detailse reportaaži. Nii et vaatame. Tammsaare pargis Vibu-Nibu ja Hirmus Henri moog. Parem kohal, mis sul Tammsaare pargis Vibu-Nibu ja Hirmus Henri moog-off battle kell 5 peaks algama, me oleme natuke parem kohal. Mis sul juhtus banaaniga, räägi mulle. Ma ei tea, ma arvan, et mul lihtsalt aura oli nii tugev, et see nagu purskas lihtsalt mul kotis. Mu kõlar on täiesti banaanine nagu. Sul on kõlar kaasas. Aura oli nii tugev, et banaan purskas kotis. Ideaalne seletus asjadele. Kui midagi juhtub, siis sa saad alati öelda, et su aura oli liiga tugev. Kuule, miks sa töölt kinga said? Kuule, aura oli liiga tugev. Sain. Tõesti, liiga tugev oli. Miks naisest lahku läksid? Minu aura oli nii tugev, et tema aura juba langes. Miks Eesti majandus on nii perses?
ilmselgelt meil on valitsusel liiga suur aura. Ühesõnaga aura oli liiga suur ja kusjuures kui sa banaani hoiad ikka kotis, see on ikka väga rookie mistake. Ma arvan, meil on kõigil aura ikkagi nii tugev olnud, et see on tõesti katki läinud seal kotis. Mis sa plaanid meile mängida? Okei, põhimõtteliselt me teeme niimoodi, et meil on nagu 4 raundi. Kumb paneb enda laulu peale. Thanks Levila reporter, et sa näitasid sõrmedega 4 meile, et muidu ma poleks aru saanud. Kõige aura ei olnud piisavalt seal. Hakkab moogima teist nagu. Publik siis nagu hääletab. Ja see ka, mis laulu sa valid, see on nagu hästi suur faktor sellest. Oota, ma võtan selle notesi lahti, ma panin. Okei, see on ametlik asi ikkagi. Kas sul salfakat pole? Fuck mees, ei, mu käed on puhtad. Äkki, kuule, sa kaotad aurat niimoodi. Pühi lihtsalt vastu teksadesse. Keegi ei näe, nad vaatavad su nägu, mitte su pükse. Nukid selle peale. Tutvust ennast palun. Algas sellest, et aura oli nii tugev, et tal banaan läks kotis katki ja nüüd me oleme jõudnud sinnamaani, kus tüüp lihtsalt otsib salfakat, püüab käed ära pühkida ja sellega on ta aura läinud. Päris julmas maailmas elame ikka, ei ole midagi öelda. Ma olen Hirmus Hendri, tulime täna siia Tammsaare parki Vibu-Nibuga ja meil on plaanis täna teha Moog Battle. Minu meelest Hirmus Hendri on juba selle battle'i kaotanud. Tegelikult mõlemad on kaotanud selle battle'i. Ühel vennal läheb banaan fucking kotis katki. Teine veel lihtsalt ei suuda rääkidagi normaalselt, mis ta siia tegema tuli. Negatiiv aura reaalselt. Ütle see kohta üldse. Ma ei mäleta isegi, keegi ütles mulle. Päris jutt käib ringidest. Mis sa arvad, kumb võidab? Vibu-Nibune. Vibu-Nibu või? Mis see mooger tähendab üldse? Ütleks lihtsalt, et see on nagu Vibu-Nibu. Ei, aga mooger, mis mooger on eesti keeles? No kõige parem kirjeldus ongi lihtsalt Vibu-Nibu ongi, ta ongi mooger lihtsalt nagu... Ma tahan teada, mis see sõna mooger tähendab. No, ilus poiss. Super kirjeldus lihtsalt, kui sa küsid inimesed, mida see asi tähendab, ta lihtsalt vastab sulle nagu täpselt samamoodi, mis see sõna endast ette kujutab. Kuule, mis asi on mooger? No see on mooger, noh. Ei, nagu täpselt, nagu eesti keeles, kui sa seletaksid. Ei, see on mooger, Vibu-Nibu, pikkade juustega, kuradi lõuajoon, katib kuradi taimandeid ja ta moogib, vaata. Aga mida see tähendab? Mooger, Super lihtsalt. Kui mooger on poiss, siis kas Moogianna on tüüruk või? Ma arvan ikka, kuidas muidu või? Mida mu kõrvad nagu isegi kuulevad praegu? Kui mooger on poiss, ilus poiss, nagu me aru saime. Moogianna on siis just kui naisversioon sellest või? See nad kõik nõustavad. Nagu at this point, nagu ma reaalselt pigem eelistaks, et teeksid kuskilt tobi nurga peal. Ja kell on 00, te kuulsite kõik, kes on... Mida see Vibu-Nibu teeb? Ja kell on... Tüüp kaotas nii palju aurat, et lihtsalt käib nüüd lihtsalt ringi edasi-tagasi. Uus banaan käes kusjuures ja püüab oma aurat ikkagi taastada. Selle kohta võib öelda aura farmimine või? Mis siin toimub? Vaatame edasi. 00, te kuulsite kõik, kes on Moogofi tulnud vaatama, peavad nüüd ümber 2 kandidaadi kogunema ringis. Me oleme Levilas, Chillin on kajunud kohale Moogofile. Räägi, miks sa siia täna tulid? Ma ei tulnud siia. Aga sa oled siin, miks sa täna siia tulid? Tulin Crème de la Crème'i. Mis sa arvad, kumb võidab, kas Vibu-Nibu või Hirmus Hendri? Kindlalt Vibu-Nibu. Aga sa lõhnad hästi, ma olen su TikTok'e näinud. Väga hea, olgu, aga sa jääd siia nagu pikemaks ka või? Ma arvan, ma jääd terveks õhtuks. Terveks õhtuks, jaa. Tundub sükke tark ajaviide nagu. Oh my god, mis interaction. Jau, Chillin, miks siin oled? Ei, ma ei ole siin. Aga sa oled siin? Ei, ma tegelikult ei ole siin. See on kõik fake, see on fugazi, vaata. Ma ei ole siin, mind literally fucking ei ole siin. Ideaalne interaction, super. Ja mulle meeldis, kas vahepeal unustas ära mikrofoni tema poole suunata, vaata lihtsalt vaatas kaameras, hoidis mikrit enda juures. Aga teine küsimus, kus need noored raha saavad? Eelmisel vennal oli Moncleri jope seljas. Chillin tuleb mingi fucking Crème de la Crème'ist, kus lõhnad maksavad mingi 2 sotti miinimum. Kus nad raha saavad? Nad on keset päeva, mingi suva teisipäeval kell 5. Nad on kuradi Tammsaare pargis. Üks on Moncleri jope, aga teine tuleb Crème de la Crème'ist. Kust fucking raha tuleb? Palun andke teada mulle.
ma reaalselt, ma tahan teada, kus see fucking raha tuleb. Nii, ja nüüd algab kivipabakäärid. Vaatame, kumb alustab. Käärid läksid praegu. Ja Hirmus Henri võitis esimese raundi, ta pani kisub põnevaks. Best of 3, üks kord veel. Seekord ei lugenud. Oppaidi. Kisub põnev. Ideaalne, nüüd me oleme jõudnud kivipaberkäärid ehk SUEFA reportaažini. Ideaalne, super reportaaž. Ja see, minu arust see, kus nad seal... Seekord ei lugenud. Ei saanud hakkama. See oli juba auralos, ei ole midagi öelda. Osasa, ja Henri alustab, te nägite seda laivis. Esimene round läheb kohe peale. Oh my god, juuksed peast ära. Mida? Nad on nagu kiskja silmad. Ta ütleb, jäta järele. Nii, ja nüüd on hääled... Nagu, mida ma isegi vaatan praegu? Mis asi see on? Lihtsalt 2 noort kutti seisavad Tammsaare pargis. JBL kõlar maas. Ja vennad lihtsalt vaatavad üksteisele otsa ja kohvivad. Mis asi see on? Ja mingi rahvas ka, aga kusjuures rahvas tuleb sinna ja rahvas facepalmib ka veel. Nad tulid ise sinna vabatahtlikult kohale ja vaatavad ja fucking facepalmivad. Aga palun seletage mulle, mis asi see on? Mis siin toimub? Ja reporter selle kõige peale paneb. Oppa! Ei ole võimalik. Vibu-nibu vaatas praegu kõrvale, juuksed läksid taha ja näitas oma lõuga. Mis asi see on? Palun kirjutage kommentaaridesse alla, mis asi see on? Palun seletage. Aga nüüd me saame teada vähemalt, kes võitis. Tiim Hirmus Henri, tehke hääl. Tiim Vibu-nibu, tehke hääl. Ja anna oma käsi. Ja meil on võitja. Vibu-nibu võitis Mookohvi Tammsaare pargis. Mis sul on kommentaarid? Oled võitja täna? Ma ei tea, suht tavaline päev minu jaoks. Isegi ei mõelnud, ma saaksin kaotada selle, ma arvan. Ma tulin siia, mul oli närv miinustes, ma ütleks. Närv oli negatiiv auras ja. Ei, suht siuke tavaline päev office'is, no. Another dub. Easy. Ema oleks uhke, jah. Mitte võitja, aga teine koht, sest me kõik oleme võitjad täna. Ei, kõik ei ole täna võitjad, mul on nagu enesehinnang nagu full madalal. Ma ei tea, mida ma tegema peaksin. Kõik on halvasti nüüd täna. Ja, me kõik oleme võitjad. Mina olen võitja. Sina oled võitja. Vibu-nibu on võitja. Hirmus Henri on võitja. Levila on võitja. Kogu riik on võitnud. Mida? Sa küsid? Ma ei tea. Aga me oleme võitjad. See on ühte aplausi väärt. Ja lõpuks see ikkagi on suur sündmus meie riigi jaoks, kus me kõik oleme võitjad. Ja sinna meie maksud lähevadki. Nagu vaata, kui palju fänne on ikkagi sul. Seda küll. Peab positiivselt ka mõtlema, et väga tänan teid kõiki, kes minu poolt on ja olid. Aitäh. See klipp oli lihtsalt ideaalne näide sellest, kui lühike attention span meil on. Kaameramees, kelle ainuke töö on filmida ja teha reportaaži sellest, mis siis toimub. Parasjagu nad tegid intervjuud ja ta tähelepanu lihtsalt mitte ühe korra, vaid 2 korda haistus selle venna peale, kes oli seal mingi kuradi skuutri peal ja tegi mingeid trikke. 2 korda. Bro, you have one job. Sul on ainult üks töö. Filmida seda fucking Levila reporterit ja näidata, mis toimub. Ei, ta filmib skuutriga vendi, kes teeb mingit trikke. Ma ei tea, kuhu siis edasi ausalt öeldes, ma ei tea. Ma mõtlen, siin käib see Moogov battle. Kas sa saaksid meile ka korra kaameras moogida või? Tee seda lõuajoon asjaga. Teengi. Aga näpuga, ma ei näe, kus su näpp on? See on 4 punkti 10, ma ütleks. No see on juba parem.
vot saite. kujuta ette, rahulikult tiksud Tammsaare pargis, vaata, siis mingi vend tuleb küsima sul, kuule, viitsid moogi mulle veits, tee seda näpuga värki, vaata, kuule, tee seda näpuga värki. Brutaalne, ma arvan, see võib isegi sama brutaalne olla, kui mina ETV-s kunagi tääbisin, no. See on ilmselt suht sama, no. Selline natuke vanem juba trend on ju, aga... Näita välja. No. See on selline, et sa paned niimoodi. Niimoodi? Mis asja? Kas ma praegu tääbi? Ei, sa pead niimoodi. Niimoodi? Ei, teisele poole. Kuule, poisid, mis mõne sellel on? Niimoodi? Ja just nägite, kuidas oli Moog Off Battle Tammsaare pargis. Vibu, Nibu ja Hirmus Henry, nad praegu teevad seal intervjuusi oma TikTok live'is. Vibu Nibu võitis täna, aga see oli väga lähedane match. Ja vaata, kui palju fänne. Aitäh, Levila, et vaatasite ja olite osa sellest erakorralisest sündmusest siin Tammsaare pargis. Ja aitäh ka sulle selle super reportaaži eest ja kui ikkagi Hirmus Henry ja Vibu Nibu teevad TikTok live'is intervjuusid, no siis ei saa midagi, siis ei saa segada neid. Siis on kõik, no. Ei, aga aitäh! Ma tõesti loodan, et sellest sündmusest saab ikkagi nagu süke tavalise teisipäeva jätkuüritus, no. Kujutage ette, teil on power slap, aga noh, selle slappimise asemel nad siis lihtsalt vaatavad üksteisele otsa ja moog ohvivad. Kellel on ilusam jawline, kellel on ilusam nina ja lihtsalt see ongi kogu kontseptsioon. Ideaalne. Aga vanemad, nüüd te vähemalt teate, millega noored tänaval tegelevad. Nagu me enne ütlesime, nad ei suitseta, nad ei joo, nad ei tee narkootikume, vaid nad lihtsalt on teisipäeva õhtul Tammsaare pargis ja vahivad üksteisele otsa. Ma ütleks, et noorus ei ole hukas. Kindlasti mitte. Selle ikka kirjutage kommentaaridesse, kui tugev aura teil on, kas te olete kunagi aurat kaotanud ja keda te Moog Off Battle'is välja kutsuksite. Kurb uudis on see, et ma Moog Offisin teid kõiki praegu, sest te vaatate seda videot, ehk siis ma olen juba Moog Offi võitja, mind te välja kutsuda ei saa. Ja kui sa mõtlesid korraks, et mida ma just vaatasin, selle peale ma ütleks, see on juba aura loss. Et ühesõnaga, moogige edasi, näidake oma jawline ja teiega näeme järgmises videos. Tšau, paka!